Tere! Arvutitark alustab taas ja täna on läbivaks teemaks turvalisus. Tervist! Saate esimeses osas vaatame me nagu kord lubatud sai lähemalt NAS-e, Network Attached Storage ehk võrku ühendatud andmesalvesti. Mis vahe on NAS-il ja tavalisel kõvakettal ja miks tasuks oma andmete säilitamisel valida just NAS ja kui valida NAS, siis milline paljude võimaluste hulgast, seda uurime kohe Tõnisega lähemalt järgi. Lisaks NAS-i teemale on meil kavas ka rääkida sellest, kuidas end tunda turvaliselt erinevates sotsiaalvõrgustikes, kuidas tagada enda turvalisus seal. Kõigepealt aga, mis on NAS? Andmevarunduse saates rääkisime me välistest kõvaketastest. Tõnisel on siin üks sellinegi. Ja see sobib väga hästi, kui te kasutate seda sülearvuti küljes või siis lauaarvuti küljes. Aga kui teil on nüüd näiteks olemas tahvelarvuti, mobiil, sülearvuti, võib-olla isegi mitu sülearvutit ja tahaksite kõigi peal samu andmeid kasutada, näiteks filme vaadata või piltidele ligi pääseda, selleks ei kõlba eriti hästi üksikväline kõvaketas. Selle jaoks on meil olemas spetsiaalne lahendus, mida nimetatakse NAS. NAS on võrku ühendatud Network Attached Storage ehk võrgusalvesti. Ja kui me vaatame pildi pealt, väline kõvaketas USB-ga ja siin on NAS. Mõlemad on nagu väiksed karbikesed, kus sees on kõvaketas. NAS-i teeb aga eriliseks see, kui teil on NAS-i seade ühendatud otse ruuteri taha, siis ei pea ükski arvuti töös olema, et NAS-i andmeid kasutada. Ja samuti võib sellele andmebaasile ligi pääseda ka kuskilt mujalt, kas või näiteks olete Ameerikas komandeeringus ja võite oma andmeid, mis teil siin kodus purgis on, rahulikult kätte saada või sinna ka otse ise andmeid salvestada. Meil on hetkel väljas 3 toodet ühelt laiatarbe NAS-ide tunnustatumailt tootjalt maailmas firmalt Synology. Aga mis nendel vahe siin on ja millised omadused ja võimalused nendel on? Synologyl on pakkuda põhiosas 2 seeriat. Üks on valget värvi, teine on must. Meil siin välja on toodud kõik musta värvi mudelid, mis on võib-olla orienteeritud rohkem ärikasutajale. Aga valge seeria siis on veidikene odavam. Kuigi tegelikult mingit puudujääka otseselt musta seeria ees ei ole. Kui me nüüd võtame sellise ühe kettaga NAS-i seadme, see nagu mainisime, see lubab andmeid jagada võrku ja varundada siia kettele andmeid. Aga andmeturvalisusega on ka sellel seadmel lood kehvakesed. Kui meil juhtub kõvaketas seal sees surema, on meie andmed kadunud see pealt. Kui me nüüd aga võtame siia 2 kettaga seadme, siis see võimaldab meil teha juba sellist huvitavat asja, mille nimi on RAID. Nüüd on kõige kavalam lahendus RAID 5. Sellisel puhul tuleb liiasuseks kasutusele võtta ainult ainuke lisaketas, mis tähendab, et kõige väiksem on 3-kettaline süsteem. Kas Synologyl on ka RAID 5-ks vajalikke lahendusi NAS-ide kujul pakkuda? Synology pakub ka kuni 8 kõvakettaga lahendus siis kodukasutajale, kus siis tõesti RAID 5 lahenduses läheb kaduma ainult 1 ketas ja teil on 7 ketta jagu ruumi ja samas kõik andmed on teil turvaliselt kaitstud. Aga mis nüüd sellised NAS-i süsteemid maksavad võrreldes tavaliste väliste ketastega, mis on juba üsna odavaks läinud? Karta on, et natukene kalliks see läheb. Et kui siis võtta 2-pesane NAS-i karp, siis ta hinnaklass jääb seal umbes 250 € kanti ja sinna lisandub veel kõvaketaste hind. Et ega ta tõesti odav ei ole. Aga samas hetkes ma tean palju juhtumeid, kus näiteks profifotograafid või kõvad amatöörfotograafid on kaotanud oma kõvaketta suremise tõttu ja nüüd andmete taastamiseks, heal juhul, kui see on õnnestunud, tuleb maksta summasid, mis on võib-olla mitu korda suuremad kui see 250 NAS-i peale raisatud tuju. Nii et see on nagu investeering tulevikku NAS-i puhul. Jah, et kui enda andmed on ikkagi olulised, siis kindlasti tasuks ka mõelda sellele, et neid varundada. Ja selleks NAS-id sobivad õudselt hästi, sest siis on ligipääs selle oma andmetele siis väga suures valikus seadmetelt ja ka isegi kodust väljaspool.
ja Synology seadmed mu teada toetavad kõik seda moodsat DLNA standardit, nii et ei ole vaja näiteks teil nutitelekasse joosta enam mingi mälupulgaga või välise kõvakettaga infot viima, vaid teie koduvõrgus on NAS-seade sisse ühendatud ja iga kell võite te vaadata filme, jagada muljeid oma reisist piltide näol, mis on teil salvestatud NAS-i. Jah, NAS-i puhul siis ikkagi on ilusti üle võrgu ühilduvus alati toetatud ja samamoodi on siis ka Samsungi ja Western Digitali puhul saate panna selle NAS-i karbi kuhugi kõrvalisse tuppa ruuteri kõrvale ja pääsete samas igal pool oma andmetele ilusti ligi. Ja lõpetuseks võib öelda, kes on ise suure meistrimees, nagu need, kes küsisid nõu meid mänguarvuti ehitamisel. Kui teil on mingisugune vana arvutipann vanast ajast alles jäänud, siis võtate selle arvuti, laote sinna kettaid täis ja internetis leiab palju ka tasuta NAS-i tarkvara, panete selle käima ja põhimõtteliselt on teil NAS olemas vana arvutibaasil ehitatud. Üks teema, mis alati kuumana püsib, on interneti turvalisus. Kas internet on üldse turvaline või kuidas seda turvalisust seal tagada? Pärast pikka peksmist on inimesed juba natukene õppinud olema ettevaatlikud e-mailide kaudu saadetavatesse ohtudesse, viirustesse, trojedesse. Kuid samas sotsiaalvõrgustikes käitutakse ikka nagu väikesed lapsed liivakastis. Ettevaatamatult klikitakse kõiki juhuslikke linke, mis saadetakse ja hoidku jumal, kui keegi veel pakub sellest mingit võimalust, mingit nänni saada, osaleda kuskil loodimisel või saada boonuspunkte, siis kukutakse mõttetult oma andmeid laiali jagama, mida ka spämmerid väga kurjalt ära kasutavad. Ja varsti võite avastada, et te olete oma endiste sõprade hulgas muutunud vaenulikuks ja kõik on teid ära blokeerinud, sest teie kaudu tuleb mitu tuhat spämmi päevas. Või teine variant, et teie sõbrad saadavad teile väga imelikke sõnumeid, mõne aja pärast tuleb uus sõnum ja vabandatakse, et see oli viirus. Kuivõrd me võime seda Facebooki ja üldse sotsiaalmeediavõrgustike keskkonda praegu turvaliseks lugeda või kus need turvaohud peamiselt meid ründavad, et ikkagi on kuulda, et inimestel käivad kaasas viirused, spämmid, et milles see põhjus on? Põhioht arvutile on ikkagi seal ekraani ja tooli vahel ja põhilollused suudab kasutaja väga edukalt ise ära teha. Selleks ei ole tavaliselt mingit pahavara eriti vaja. Aga jah, et Facebookis ringi liikudes võib olla üsna julge, kui lugeda läbi see, mis arvuti ütleb või konkreetne keskkond ütleb ja üritada sellest ka aru saada. Facebooki puhul on tüüpilised siuksed huvitavad postitused, mis kutsuvad klikkima, et pärast selle postituse klikkimist siis nagu näeb kas mingit huvitavat videot või pilti või saab keegi teate, et teda on mingisugusel mitmeti mõistetaval fotol ära märgitud ja siis ta hakkab kohe uurima, et mis jama sellega on ja väga tüüpiliselt siis selle pildi või video näitamise asemel tuleb ette siuke dialoogi aken, et kas te olete millegagi nõus. Enamik inimesi ei loe seda akent läbi ja tahab kiiresti jõuda selle asja juurde, mida talle pakutakse ja võtab, et ta on nõus. Ja siis selle nõusolekuga ta paigaldab oma keskkonda ühe rakenduse. Siin teie keskkonnas ei paista olevat selliseid pahatahtlikke, aga see paigaldatud rakendus siis hakkab kas teie kontaktidele iseennast edasi saatma või siis loeb teie kasutaja andmeid või mis iganes. Et tegelikult nende pahatahtlike rakendustest lahti saamiseks ei ole ka vaja tingimata viirustõrjet. Et piisab, kui minna sinna Facebooki seadetesse ja lihtsalt vaadata üle teie keskkonda paigandatud rakendused ja siis need, mida vaja ei ole või need, mille nimi teile midagi ei ütle, need lihtsalt ära kustutada.
aga kuidas on lood nende meilidega, et ka seal väidetavalt liiguvad kogu aeg spämmid ja viirused, et kuidas neid ära hoida, samamoodi mitte klikkida või on nemad ikkagi jõulisemalt meile kaasa nii-öelda ennast pressimas? Meilide suhtes võib tegelikult ka üsna rahulik olla, sellepärast et vähegi viisakas meili klient kustutab selle kaasa pandud viiruse automaatselt ära. Ta lihtsalt ei luba vaikimisi mitte ühtegi rakendust avada, mis meiliga kaasas on. Küll aga võib ohtlik olla see link, mis selle kirjaga kaasa on pandud. Et kui seda linki nüüd klikkida, siis pakutakse teile näiteks millegi käivitamist või millegi paigaldamist või millegi allatõmbamist. Ja sellega nüüd küll ei oleks tark nõus olla. Spämmikirjade puhul on minu soovitus vähemalt, et mitte neid üldse lugeda, mitte neid lahti teha, vaid ilma lahti tegemata ära kustutada. Isegi siis, kui nad on eestikeelsed, võõrkeelsetega on lihtne, neist ei saa aru, nad on tundmatult saated ja järelikult lähevad üsna automaatselt prügikasti, aga kui teile saadab Eesti firma ja järjekordselt saadab ja ei jäta seda saatmist järgi, siis tegelikult ei ole ka mõtet vajutada sihukese linke nagu unsubscribe või eemalda mind meililistist. Et sellega tegelikult annate te saatjale märku, et te olete oma arvutidega olemas, et teie meiliaadress toimib. Ja seda teadmist tegelikult ei ole temal teie enda seisukohast vaja. Et lihtsam on need kirjad kas kohe ära kustutada või siis, kui nad tõesti väga tüütavaks lähevad, öelda oma Gmailile või muule meiliteenuse pakkujale, et ei soovi selliseid kirju rohkem saata. Ja siis te teete sellega teene mitte ainult iseendale, vaid ka neile, kes nagu samalt saatjalt samasuguseid sõnumid saadavad, et see konkreetselt Gmail siis paneb ta oma blacklisti ja rohkem kohale ei toimeta. Põhimõtteliselt ikkagi mitte midagi võõrast mitte avada ja kõik võõrad rakendused nii-öelda ära kustutada. Ei, kui kirja on võõrkeelne ja saatjat ei tunne, siis tõenäoliselt, kui ta teie käest konkreetselt ikkagi midagi tahab ja see on vajalik kiri, siis ta varem või hiljem saab teiega nii ühendust. Aga et lihtsalt uskuda, et kuskilt miski varandus heast peast sülle langeb, see ei ole võib-olla mõistlik. Sellised olidki seekordse saate teemad. Meeldetuletuseks veel, et kui teil tekib küsimusi või ideid, siis kirjutage meile aadressile tv@arvutitark.ee. Järgmine kord tahaks rääkida ka ühest heast turvalisuse tagajast internetis. See on ID-kaart ja sellega kaasnev mobiil-ID. Sellest aga siis nädala aja pärast kolmapäeval saates Arvutitark.